Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas lahendada Rakett 69 magnetpuslet. Selle mõistatuse eesmärk on saada ruuduks laotud kujundist kolmnurk, täpsemalt öeldes võrdkülgne kolmnurk. Ja ehkki neid tükke saab kombineerida omavahel väga mitmel moel, on üks hea reegel, mida tasub jälgida. Nimelt, kui meil on tegemist võrdkülgse kolmnurgaga, siis selle kõik nurgad on 60-kraadised ja seega tuleb meil otsida tükke, millel on 60-kraadine nurk. Seda me peame hindama küll silma järgi, kuid kes on varem malli kasutanud, oskab ehk 60-kraadise nurga umbkaudselt ära tunda. Ülesande teeb keerulisemaks ka asjaolu, et neid tükke ei saa ma kätega füüsiliselt liigutada, vaid kasutama peab magnetpulka. Nimelt on kõigi tükkide nurkades magnetid ning selle erilise magnetpulgaga on võimalik neid tükke siin raami sees tõsta. Aga me peame arvestama, et kui magnetpulk ära võtta, kukub tükk gravitatsiooni tõttu alla. Seega on meil vaja ka laomajandust korraldada, ehk siis me peame planeerima oma liigutusi siin selleks, et üks tükk ei jääks teisele ette. Nüüd aga tagasi kolmnurga ladumise juurde. Nagu mainisin, on meil vaja leida 60-kraadised nurgad. Sellel punasel kolmnurgal kahjuks 60-kraadist nurka ei leidu. Need on 45-kraadised nurgad ning üks 90-kraadine nurk. Näiteks sellel sinisel tükil asub 60-kraadine nurk siin üleval ja see tasuks jätta kolmnurga üheks nurgaks. Panen selle siia kõrvale. Rohelisel tükil on 60-kraadine nurk siin üleval pool. Tõstan selle tüki niimoodi, et 60-kraadine nurk jääks kõige alla. Nüüd tuleb meil siia kõrvale asetada mingi teine tükk 60-kraadise nurgaga. Proovime näiteks seda sama sinist tükki. Ja tõepoolest, need kaks tükki klapivad omavahel kokku ning me näeme kolmnurga alumist osa, kus on 60-kraadised nurkasid kaks tükki juba olemas. Kolmnurga kolmas tipp peab seega olema oranži klotsi küljes ning võime näha, et hetkel ülemine tipp ongi 60-kraadine nurk ja kui asetame selle siia varem valmis ehitatud kujundite peale, on meil taas oluline osa kujundist koos. Viimaks jääb meil paika tõsta veel punane tükk ning osava liigutusega leiab ka see tükk oma koha siin pusles. Ja täpselt nii lihtne ongi teha ruudust kolmnurka.